Sõna sulle, Kristi, et milline on sinu kogemus, mida sa tahaksid jagada siin nende osalejatega? Ja aitäh, Kadri, ja tervist. No minu kogemus selle programmiga üdini positiivne ja ilma igasuguse sellise võlts näpud püsti juhuu tundega, vaid päriselt. Ja miks ma sellega liitusin, oli see, et ma siin täna ka kuulasin ja lugesin neid inimeste mõtteid, et paljudel ka ikkagi selline palgadest loobumise soov ja ikkagi see ettevõtluse arendamise soov. Ja mina olin tegelikult veebruaris samas kohas. Ma olin oma pikaaegsest palgatööst siis ära tulnud. Ma olin 2-3 kuud oma ettevõtlust justkui nagu käivitanud ja arendanud, samas seisin hästi palju ühe koha peal. Ja tegelikult selle programmi lõppedes, mis selle käigus ma sain aru, et ma olin oma ettevõtlusesse suhtunud natukene sellise nice to have hobina, ehk et ma ei identifitseerinud ennast kui ettevõtjana, vaid mul oli ikkagi selline hästi paljuski palgatöötaja mindset, mis tegelikult seisis mul takistusena hästi palju ees. Ja loomulikult, ma olen Kadrit jälginud päris mitu aastat juba varasemalt ja ilmselt kõik see sattus minu teele õigel ajal, õiges kohas. Ilmselt kuidagi energia oli ka selline nagu väga õige, et enesearenguga ma olin juba tegelenud, aga just nimelt see ettevõtluspool oli selline, et nagu hirmsasti tahaks, aga justkui nagu ei oska, ei tea neid õigeid suundasid, õigeid neid teesid, kust minna. Ja et mida hästi palju kõnetas just nimelt see, oli ta siis reklaam või ühesõnaga see, mis minu teele sattus, et see nähtavus, süsteemsus, järjepidevus ja uskuge mind, seda te kõike sealt saate. Ehk et see Kadri pühendamus, mida ta sinna sisse paneb, see on täiesti nagu fenomenaalne, et seal on iga päev sul päevaküsimused programmis, millele mõelda, videod, mida kuulata. Ja mis on tegelikult ka hästi hea minu arust on see, et ta võtabki sind kui ettevõtjat, kui tervikut. Ehk et sind inimesena, et sa ei ole inimene ja sa ei ole ettevõtja, vaid sa oled üks tervik. Ja just nimelt, nagu sa siin ennem ka rääkisid, see vundamendi pool. Ehk et kõik need vundamendi alustalad, sinu uni, liikumine, sinu suhted, sinu energia. Et kui sul see pool või kui sa oskad nagu märgata selles kohas mingeid nihkeid või mingeid puudujääke, et see tegelikult, isegi kui sa võib-olla ei taju seda, aga see seisab sul ka justkui nagu ettevõtjana tee peal ees, et mulle tohutult meeldis just nimelt see, et see ongi nagu üks tervik ja ta ei hüppa kohe, see programm ei hüppa kohe sinna ettevõtlusesse, vaid just nimelt sina kui inimene, sina kui ettevõtja, ehk et saada nagu sealt need asjad nagu paika ja fookusesse, et asjad, mille peale võib-olla igapäevaselt ei mõtlegi, et miks mul energiat ei ole, et ei ole nagu vähe maganud või äkki pole vett joonud, et see on nagu minu jaoks on nagu kuidagi hästi nagu süsteemne ja kompleksne ja iganädalased need Zoomi kohtumised ja meid oli tõesti see ka see grupi väiksus või see, et see on nagu ka hästi suur boonus, et jah, ja kui mina olen ka loomult selline hästi kärsitud, ma justkui nagu kogu aeg nägin seda eesmärgi, kus ma tahan juba olla, oskamata nautida või näha seda või tähendab, et tahtsin olla seal lõpp-punktis, oskamata siis näha seda teekonna võlu ja natukene ka valu, mis seal salata. Aga see käib asja juurde, et ei ole ju kogu aeg ainult kõik lust ja lillepid, aga just nimelt, kuidas ka nendest nagu keerulistest ja valusatest hetkedest läbi minna ja kuulasin ka siin, et ikka paljudel on see hirm ja et kuidas siis ikkagi tulla välja kas oma toote või teenusega ja mis kõik teised arvavad ja et kõik need on hästi inimlikud tunded ja mõtted, aga teisalt siis mõtledki lõpuks, et aga las nad siis arvavad, nagunii arvavad, et las ma siis juba teen seda, mida mina tahan ja las nad siis arvavad, et kuidagi see meie elamine nagu teiste arvamuste põhiselt on kuidagi nii paljudes kohtades nagu seda kuulnud või nagu kogenud, et ühel hetkel tuleb sellest nagu lahti lasta ja minna tõesti seda oma teed, ja mina ikkagi, mina väga julgustan ja kui Kadri ütleb, et siin on 4 kohta, siis päriselt, kes eest ja mees jookske tormi, et sa saad tõesti selle 3 kuuga sealt kordades rohkem, kui sa sinna võib-olla
alguses võib-olla seda mõtet materiaalselt sisse paned, aga see, mis sa sealt vastu saad, on minu arust küll selles mõttes nagu hästi hindamatu väärtusega, et kui sa ka teed kaasa tõesti, et sa pead ise ka panustama, sa pead ise ikkagi vaeva nägema, imelik sõna, aga sa pead tegema selles mõttes, et see on fakt, aga Kadri nagu coach'ina, mentorina kõrval, no tõesti, mul on selles mõttes, kuna meie koostööga jätkub, siis tundub ka, et see programm pole justkui läbi, aga sa saad sealt, ta ei jäta sind kindlasti üksi. Et mis iganes mured, rõõmud sul on, et see tugi on nagu hästi kindel, ja kui sul nagu on seda mõtet, et siis see mõte on sul peas põhjusega. Kui sa täna veel kahtled, siis vaata sellele kahtlusele otsa, miks sa seda kahtled, aga kui see mõte juba peas on, siis vähim, mis sa iseenda ja ettevõtluse jaoks teha saad, on minu arust see, et lepi Kadriga kõne kokku ja siis sealt saad juba ise süvitsi rohkem küsida, et see üks kõne ei tee sulle kindlasti halba, aga võib muuta tegelikult sinu kogu maailma niimoodi, et vahepeal ütled tõesti, et peatage maha, et kuidagi nagu see sõit läheb väga selliseks kiireks, et ka sellega peab oskama siis kohaneda. Vot, et see on nagu minu selline lühike kokkuvõte sellest kogemusest, et kindlasti, kui sa siin juba täna ka oled sa siin ka põhjusega ja siis, kui sa mõtled, siis sa mõtled seda põhjusega ja siis kindlasti soovitan vähemalt üks kõne ära teha, et siis see lõplik otsus. Aga ma arvan, et see 4 kohta, et tõesti ära kaua jokuta, et võid väga heast asjast ilma jääda. Aitäh sulle, Kristi. Ma olen praegu nii armastust täis. Ma oleks nagu palgapäeval olnud praegu. Issand, kui ilus oli seda kuulda. Aitäh sulle.